kui palju sina ise ennast armastad tegelikult? Et kui sa nagu mõtled selle peale, kas sa armastad ennast rohkem, kui sa vihkad? Ja see muutub. Ma ütlen päris ausalt, see muutub. Sest et ma ise hakkasin seda kusjuures peale eelmise aasta suve vaata kasutama. Ja enamus päevi on see, kus mul on mingi, et ma armastan ennast rohkem, kui ma ennast vihkan. Hello! Welcome! Mina olen Helis. Ja mina olen Piret. Ja meie oleme Your Spiritual Momis podcast. Welcome back meie 19. episoodi. Me liigume üha edasi siis esimese hooaja lõppu poole, mis on siis lõpeb 20. augusti keskel ja kus pärast siis 20. episoodi me teeme väikse puhkuse. Ja. Me läheme puhkama. Unreal, aga nagu see on ka unreal, et oh my god, mul ei jõua kohale, see on 19. episood. Mul oli juba 18-ga nagu see, et what the fuck. Peale 10, vaata. Kuidagi pärast 10. Peale 10. on nagu täiega, sest vaata need esimesed osad olid mingi, et okei, teeme, elame sisse. Nüüd meil on juba teine episoodi järjest, kus meil oli skripti. Tõsi. Mis on nagu täiesti wild meie jaoks. Aga no selles suhtes nagu ka siis meie thumbnail ja kõik ütleb, siis see on enesearmastus, self-love. Aeg iseendaga. Et mis skripti me siin ikka paneme? Siin ei ole mingit skripti panna. Et see kõik, mis me räägime, on iseenda kogemustest. See, et kuidas me siis iseendale armastust pakume, et mis me teeme ja kõike seda. Et nagu te nägite, siis me lisasime ka ühe uutmoodi Reelsi TikToki ja Instagrami, milleks on siis Full Moon Margaritas. Väike traditsioon, mida me hakkame siis tegema iga Full Moon. Ja see on ka self-love tegelikult. Et meie, jõuame siis sinna teemani, siis räägime täpsemalt sellest. Aga muidugi, ennem kui me suundume tänase teema juurde, siis likeige, subscribeige meid YouTube'is, followge meid Instagramis ja TikTokis, Your Spiritual Momis ja kuulake meid ka Spotify'st ja pange meile 5 tärni, et me jõuaks inimesteni, kelleni me veel ei ole jõudnud. Love! Ja muidugi, milleta ükski episood meil ei ole. Mitte kunagi. Never ever on disclaimer. Nii. Disclaimer. Your Spiritual Momis podcastis jagame me teemasid, mis põhinevad meie isiklikele arusaamadel tõekspidamistel, uskumustel, kogemustel, läbielamistel. Saates kõlab ei ole professionaalne nõustamine, teaduslik fakt, universaalne tõde, vaid meie subjektiivne maailmapilt. Iga kuulaja vastutab ise selle eest, kuidas ta jagatud infot tõlgendab ja kasutab. Kui jutu tuleb tervisest, vaimsusest, suhetest või muudest tundlikest teemadest, soovitame vajadusel konsulteerida vastava ala spetsialistiga. Nii. Aga alustame siis meie väikse 19. episoodiga, milleks on enesearmastus. Konfeti! Et kõigepealt ma esitan siia küsimuse, et mida sina teed iseenda jaoks? Nagu mida sa nimetad, et see on see minu self-love day või see on see minu päev, et kas sa teed iseendale midagi, näiteks, et iga laupäev või kord kuus sa lähed näiteks spaasse üksinda ja sa oledki, sa poputad ennast, sa võtad selle massaaži, sa võtad näohoolduse. Kas sinu jaoks on sinu päev see, kui sa käid iluteenustes? See on minu teema. See on sinu teema, jah? See on täitsa minu self-love, on alati olnud iluteenused. Et sa lähed, you get your nails done, sa teed väikse pedi, ripsud, ma ei tea, juuksur. Et mida tähendab sinu jaoks enesearmastus üldse? Jaa. Tegelikult. Ma ütlen päris päriselt paljud isegi ei oska sellega öelda. Nad pole isegi mõelnud.
Sest minu jaoks on self-love see, kui samamoodi käin küüntes, pedis, ripsudes, ma hoolitsen oma enda keha eest. Ma kas lisan sinna asju juurde, ma võtan sealt midagi ma värvin oma pead või ma teen ise endale süüa, söön healthilt, ma ei tea, käin trennis. Need kõik minu jaoks on tegelikult see, et sa hoolitsed iseenda eest, aga tervislikul moel. Et sa ei lähe nagu jälle nagu too overboard with that, aga ärme unustaga, et self-love on see, kui sa annad ka siia oma mõistusele selle vabaduse, et sa ei pea mitte midagi tegema. Ja siia ma võin kohe tuua meie ühe episoodi, nagu vaadake, palun kuulake, nagu me alati ütleme, kuulake algusest peale, on see Mind, Body, Soul. Täpselt, jah. Meel, keha, vaim. Et self-love ei ole nagu ainult füüsilisele kehale, vaid ka see on su hingele, see on su mentaalsele, vaimsele. Ta on nagu igal levelil. Et kunagi nagu ei tohi ära unustada, et kõik peab olema tegelikult, kõik on vaja olla tasakaalus. Ja, kõik peab olema tasakaalus. Mitte see, et sa paned ühega üle, vaata. Et see sellised ei toimi. Kui sa annadki kehale nagu ma ei tea, nii palju neid hoolitsusi, siis tegelikult sa peaksid sama võrdväärselt andma ka oma hingele, oma mõistusele ja kõigele täpselt sama võrdväärselt seda. Et minu jaoks ka, mis on nagu, kui ma olen nagu teistele ka öelnud või rääkinud, on see, et minu jaoks kõige suurem self-love aeg on see, kui ma olen kodus, diivanil ja ma vaatan kas Netflixi, Disney Plussi, Go3-s midagi ja ma lihtsalt olen. Jah, ja siia, kusjuures ma toon ühe nagu, see võib olla mindblown osadele inimestele, aga self-love, ehk siis see enesearmastus on ju, see on midagi sellist, et mida sa teed üksinda või sa teed midagi kellegagi koos. Et see on ka koos tegemine on ka, näiteks mina täielikult, minu jaoks see enesearmastus ja aeg iseendale on see, kui ma olen sinuga näiteks. Kui me samamoodi, see ongi see, kui me siin diivanil me lihtsalt oleme, me paneme mingi filmid, asjad, me ei pea isegi rääkima. Me lihtsalt ja ma lihtsalt naudin ja ma hingan sisse seda quality aega sinuga koos. Täpselt, jah. Samamoodi mulle meeldib, näiteks minul on teine nagu self-love ja ma kohe toon siia selle, et kui paljud, musurullud, kui paljud kaotavad ära aja iseendale ja enesearmastuse olles suhtes. Olles lapsevanem. Mina olen seda teinud, ma ütlen päris ausalt, sest et mul on hästi palju on ikkagi sees need triggerid traumad meie video jälle. On see enesekriitika, enesesüüdistamine. Et näiteks minu enesearmastuse aeg iseendale, quality time minu endaga on see, et mulle meeldib minna ja käia üksinda jalutamas. Ja mulle just meeldib käia õhtul. Kui on juba energia on inimestel maas, natuke selline pimedam ja mul on alati niimoodi, et siis on see aeg, kus ma kuulan muusikat. Just panedki oma lemmikmussi vaata. Ja siis kuna mul on 2 last, siis hakkab minu enesesüüdistus hakkab pihta. Et nad magavad kodus ja mina lähen nüüd üksinda ja hakkab see, kui meil partner ka vaata, siis on see, et mis mu partner sellest arvab, et ikkagi see aju vaata, see on see ego teema vaata, vaadake ego teemad ka, hakkab genereerima mingi paska ja siis sa oled lõpuks nagu mingi, kuule, shut up nagu. See on minu aeg. Et samamoodi paljud peavad näiteks päevikut. Jälle aeg iseendale, mingisugused meditatsioonid, joogad. Selle päeviku pidamisega ongi täpselt see, et ma pidasin kunagi päevikut ja tead, ma ütlen ausalt, see on minu jaoks üks kõige nagu, see on nii nagu imelik asi minu jaoks, see päeviku pidamine. Aga see on nagu imelik, aga see on nii fantastiline samaaegselt, sellepärast, et sa kirjutad need mõtted, mis su peas on, nagu ükskõik mis need on. See on sinu päevik, sa võid kirjutada sinna käi putsi Paula vaata, vahet ei ole nagu. Aga sa kirjutad need mõtted üles paberile ja see tunne, kuidas sul tegelikult need mõtted juba nagu lähevad ära. Ja sellepärast ma räägingi, et see päeviku pidamine on üks nagu
veidramaid, aga samas kõige imelisemaid asju üldse. Et sa loed aga seal on jälle ka see, et kindlasti on inimesi, kes tunnevad ennast siin praegu ära, on see, et kui sa oled kunagi pidanud päevikut ja keegi on seda lugenud, sest minul on trauma sellest. Ma ei pea enam päevikut, kuigi ma väga-väga tahaks. Praegu mul on see, ma kirjutan raamatut. See on täiesti teine teema. Aga päevikut ma ei julge enam pidada. Sellepärast, et ma mäletan väiksena oli see, kus ma pidasin päevikut, mul oli mitu päevikut. Mul oli ka ikka päris mitu. Ja mu kasuema luges seda. Ja pani põlema. Ta lihtsalt põletas ja viskas mu päevikud ära. Ja siis loomulikult ka partnerid, kellega ma olen olnud suhtes, on lugenud minu privaatseid kirjavahetusi ja asju teiste inimestega. Ehk jälle see nagu reetmise tunne, vaata. Ja siis mul on nagu see, et I can't. Sest see on nii privaatne. See ongi nagu minu jaoks ka, et nagu lapsevanemana ka, et kui su laps peab päevikut, siis palun austa tema piire. Ainuke, kus ma päriselt näen, et sa astud sellest piirist üle, on see, kui sa näed, et lapsel on probleem. Ja tõsi. Siis ma saan aru, see on põhjendatud, et sa astud sellest piirist üle ja sa lähed ja loed seda päevikut. Et laps ei julge ja sa saad nagu päriselt aru, et mis tegelikult seal on. Aga kui kõik on hästi, kõik on healthy, siis why the fuck sa lähed ja loed teisi inimese päevikut? Mis teema sul on? See on see uudisimu. Uudisimu tappis kassi. Ja see on crazy, aga see on tegelikult see uudisimu. Jaa, aga mida sa... Näiteks kui me võtame nüüd selle teise leveli, me ei võta lapse ja lapsevanema, aga näiteks partnerite vahel. Mis fucking uudisimu sul on sellest, mida mina kirjutan? Sellepärast, et miks väga paljud inimesed ju tegelikult ka, kui me oleme suhtes, miks me kirjutame ja peame päevikut? Sest fuck, sina, minu partner, ei lase ju mul rääkida endast välja asju. Ja sa pead ju kuidagi ja siis ma pean ju kuidagi selle välja saama. Kui mul ei ole sõbrannas, keda ma päriselt usaldan. Ma ei saa neile rääkida, siis minu ainuke variant on päevik ja siis sina oled nii, et sa lähed ja loed. Sul ei lasta ja rääkida seda ja siis nagu... Minu slogan jälle, mida vittu meie ühiskonnas tajub. What the fuck is happening? Ei, aga päriselt, mis asi see on? Tead, see on see küsimus, millele ma ei tea. Mida me oleme 19 osa küsinud. Ja see on see küsimus, millele oskavad vastata ainult need inimesed, kes seda teevad. Jah. Nii et palun. Mis teema mul täna selle kui nagu käega sina oled lugenud. Nagu, what the fuck is this hand today nagu? Liina tahab snappida. What the fuck? Ma olen täiega sass. Sa oled täiega sass täna. Mis üldse inimestel tegelikult on enesarmastusega? Kui sa päriselt hakkad mõtlema, kas sa saad aru, et inimesed ei tee enam midagi? Kas te saate päriselt aru ühiskonnas, et me ei tee enam midagi see endale? Sest et ja ma ütlen ausalt, self-love ei ole see, kui sa tõmbad endale narkot ninna nädalavahetusel. Ja see ei ole see, et kui sa käid nagu frigeniga nädalavahetuspidudel. Ei. See on juba nagu... See on see, mis me oleme varasemalt rääkinud, on see sõltuvus ja põgenemine ja asjade eitamine ja kogu see plaus, vaata. See ei ole self-love. Aga väga paljud ütlevad, et aga ma võtsin aja iseendale. Nagu meie täna on ka tegelikult enesarmastus ja aeg iseendale, et aga ma võtan ikkagi aega iseendale. Siis mul on alati nagu küsi. Ja sa uputad selle aja iseendaga, sa uputad selle ära narkoga või alkoga. Hasartmängud, seks. Nagu kõik sellised asjad. Sa oled nagu mingi... Aga mina võtan veel seda ka, et tegelikult see aeg iseendaga ja see self-love ja kõik on see, et tegelikult mida ma olen hästi pikalt tahtnud teha ja ma tean, et me oleme rääkinud ka sellest, by the way, on see, et tegelikult mulle
nagu meeldib maalida, joonistada. Pole seda aastaid nagu väga teinud ega midagi, aga see on see kõige suurem enesearmastuse või see aeg iseendaga, kui ma tegelikult teen seda. Et ma joonistan, maalin, lihtsalt, ma ei tea, sketšin, mis iganes. Ja vaata, ma olen ju Pirsile ka öelnud, et tahaks mingi aeg minna kuskile nagu metsa. Jaa. Nagu reaalselt sul on metsamaja, sul ei ole seal näiteks, ma ei tea, netti või midagi. Või isegi kui sul on see net, siis sa ei ole telefonis, sa ei ole nagu kätte saadav, sa ei ole sotsiaalmeedias. Sul on valida, kas sa scrollid telos või sa maalid, võtad asjad välja, siis obviously ma scrollin telos. Nagu, because it's interesting, nagu sul tuleb nii palju huvitavaid asju sinna feed'i. Aga jah, see maalimine ja kõik see, vaata, et tegelikult mingi aeg võiksin, eriti talve ajal, kui on niisugune pimedam aeg, et ma nägin üks YouTuber ka tegi seda ja see oli täiega lahe, see YouTuber elab Norras nagu, ja siis seal on mega ilus maastik ja siis ta läks kuskile metsamajja, kus ei olnud põhimõtteliselt nagu elekter, oli ka küünlavalgusest või midagi siukest. Issand, kui lahe. Ja siis ta kui valgaeg oli, siis ta nagu joonistas ja maalis. Ja see oli täiega nagu lahe, et kui ma vaatasin ka seda, et väga nagu lahe mõte või niimoodi. Ja siis veel, mis jänese armastusel tegelikult on nagu, ongi vaata kõik jalutamised, mis Pirks ütles. Samuti see metsas käimine, mida iganes sa naudid teha, mis ei hävita su keha. Ja kindlasti, mida tooks ka siia sisse, on see, et enesearmastus on ka see, kui sa ütled ei. Jaa. Ta nõustub. Jah, liikus praegu. Jaa. Et see on ka üks enesearmastuse osi, on see, kus sa ütled ei, et kui sa päriselt tunned, sa ei jõua minna. Sa ei taha midagi teha, sa ei taha mingi inimesega kokku saada, siis sa ei hakka ennast süüdi tundma ja pressima, vaid sa tõmbadki ennast ettepoole. Ja see ongi, tegelikult see enesearmastus ongi see, et sa sead ennast mingites olukordades ja asjades ettepoole. Et sa armastad iseennast kõige rohkem. Ja siit tuleb nüüd küsimus. Kui palju sa ennast tegelikult armastad? Ma tean, et see kõlab nagu, seoses hästi palju on see, et kui ma ka nagu olen öelnud, et mina armastan ennast kõige rohkem. Et siis tekib kohe see küsimus, et aga see on ju mega ego. Oi jumal, ma olen seda nii palju kuulnud. Ja, et see on ju mega ego, aga nagu ma armastan kõike iseendas. Ja mul on halbi päevi, mul on paremaid päevi, meil kõigil on, eriti kui sa taaskord scrollid TikTokis või Instagramis ja sa näed mingeid, ma ei tea, asju või midagi, muidugi nagu sa oled kade vahepeal või sa mõtled mingi, tahaks ka või ma tahaks ka nii ilus olla kui tema või mingid siuksed asjad. Aga see on ikkagi see, et ma armastan iseennast väga palju ja ma teen asju, tööga natuke, sinna tänne vaata, natuke võib-olla workaholic või nii, aga pole hullu. Ega selles suhtes ma vähemalt tunnistan seda iseenda. See on juba esimene samm. Alati esimene samm on see, kui sa ei eita, vaid sa aktsepteerid, sa võtad omaks. Ja ma tean, et ma töötan väga palju, eriti suvel. Suved on kõige jõhkramad. Aga sellest ma tean seda, et jällegi sügistalv on rahulikum. Et nagu, et see on balansis tegelikult. Et aga jah, nagu Pirks küsis, et kui palju sina iseennast armastad tegelikult. Et kui sa nagu mõtled selle peale, kas sa armastad ennast rohkem, kui sa vihkad? Ja see muutub. Ma ütlen päris ausalt, see muutub. Sest et ma ise hakkasin seda kusjuures peale eelmise aasta suve kasutama. Ja enamus päevi on see, kus mul on mingi, et ma armastan ennast rohkem, kui ma ennast vihkan. Mis on nagu super, sest nagu Eliska ütles enne, meil on häid ja halbu päevi. Meil on emotsioonid käivad, naistena veel eriti, üles alla, vaata. Kõik, mis siin väline plaust on, kõik see müra, kogu see krempel mõjutab. See kõik mõjutab. Aga lõppkokkuvõttes on ikkagi see, et sa vaatad endal otsa ja sa oled nagu mingi,
fuck I'm proud nagu. Ma olen uhke, et sa saavutasid midagi. See võib olla ükskõik kui väike asi, vaid see on see, et sa oled uhke ka nende väikeste asjade üle. Ma elasin tänase päeva üle. Ma arvasin, et tänane päev on pask, aga tegelikult oli väga hea päev, vaata. Või see, et täna paistab päike nagu. Ja ära kunagi unusta tegelikult ka seda, et need väiksed asjad, mis sinu jaoks võivad tunduda väiksed asjad, on kellegi teise jaoks mega suured. Ja see, mida rohkem sa tegelikult vaatad igast dokumentaale ja asju ja siuksed, nagu siis tegelikult mõtled seda, et nagu tegelikult mu elu ei olegi nii sitt, kui ma arvan, et on. Ja. Sest et on inimesi, kellel ei ole kodu, kellel ei ole nagu mitte midagi. Nagu kõik on võetud ära. Mitte kedagi. Täielik tühjus. Ja see on nagu, aga need inimesed teevad kõik selleks, et elada täisväärtuslikku elu. Ja siis sa mõtled, aga mis minu vabandus on, et ma ei tee seda, et ma tean ju, et ma võiksin, ma ei tea, ma tean, et ma olen suuteline ja ma tahan teha paremini. Ja sa võtadki ennast kätte ja hakkadki tegema. Kas või see, et sa leiad endas selle jõu, et hakata ise ennast armastama. Ükskõik, mis asjad sa oled minevikus teinud, ma ei tea, aga sa leiad selle jõu ise endas ja sa päriselt mõtled, et perse küll. I want to be better nagu. Ma tahan ise ennast armastada, ma tahan teha, ma tahan olla suuteline, ma tahan jõuda kuhugi. Ja vahepeal juhtub see läbi selle, et sul juhtub midagi väga katastroofilist. Räägin omades kogemustest, nagu meil alati on siin meie kogemust tõekspidamised. Et vahepeal on küll see, kus sa nagu mõtled, et miks mul oli vaja nii katastroofilist asja. Kas kuidagi kergemini ei oleks saanud? Jaa, aga see ongi tegelikult ju nii, et mida suurem katastroof tegelikult, seda suurem muutus ka. Sest ta peab sul lööma selle vundamendi. Täiesti nulli. Ja siis hakkad sinna üles tegelikult ehitama. Et samamoodi on ka, näiteks minu jaoks on enesarmastus on see, et sisemine pere. Vaadake sisemise pere teemat, et mult on nii palju on tegelikult küsitud, et Piret, miks sa kogu aeg nagu mingi oma sisemist mehest, petsist kogu aeg räägid, on ju, vaadake meie sisemist pere, on ju. Et kogu aeg nagu räägid temast ja need on nagu tavainimesed ja samas need on ka inimesed, kes on siin nagu spirituaalsel vaimsel teekonnal ja kes on tegelikult õpetajad nagu vaimsel teekonnal ja siis ma olen nagu mingi, sest et ma armastan oma pere. Ma armastan ja ma tähistan ja ma austan ja ma hingan petsi samamoodi nagu ma sisemist naist Kätit on ju, samamoodi nagu ma sisemist last, et nagu miks ma ei või rääkida. See on umbes sama, et ma ei või oma füüsilisest lapsest, kelle ma olen oma tupest välja pigistanud, et ma ei või temast rääkida. Tekib ju nagu tomato teema, vaata, et nagu mis seal nii teistmoodi on see, et sina ei räägi on ju oma sisemisest mehest. Kas üldse tead, paned sa üldse tähele teda? Kui palju ta nagu koputab su seal fucking ukse taga nagu tegelikult. Aga siis ma arvangi, et selleks praeguseks episoodiks Vol 1 ongi kõik. Sest et on ka olemas rituaale, mida sa teed selleks, et leida tee iseendani. Mis tähendab seda, et sellel episoodil tuleb ka Vol 2. Oi. Nii et stay tuned ja muidugi likeige, subscribeige meid YouTube'is, followge meid Instagramis ja TikTokis, Your Spiritual Momis ja kuulake meid ka Spotify's ja pange meile 5 tärni, et me jõuaksime inimesteni, kelleni me veel ei ole jõudnud. Ja aitäh teile! Nagu alati. Ja kohtume juba Vol 2. Bye!